No tervist! Et juhtus selline asi, et Discrafire saatis minule suitsugeneraatori ja ma siis näitan, et kui lihtne on tegelikult suitsugeneraatorit kokku panna ja missugune see Discrafire'i suitsugeneraator välja näeb. Siis tuli ta siukse kastiga. Mitte eriti suur, normaalne väike kast. Ehk siis siin sees on kasutusjuhend, lepalaast, et saaks suitsu teha, toru, siis suitsugeneraator, erinevad vidinad suitsugeneraatori jaoks, siis pump, alus, panen selle kasti eest ära, siis on siin nõgi kogumiseks purk, erinevad vahetükid, voolikud ja poldid, mõtrid. Et vaatame, kuidas ta siis kokku käib. Kui panna see kokku juhendi järgi, siis on meil vaja kõigepealt võtta välja siit seest see toru, keerata see teistpidi, siis see toru siia sisse peavad minema see toru, see toru, see toru ja see toru. Ehk siis kõigepealt võtame suurema kaane, paneme selle suure kaane siia alla. Nii, see on kenasti siin all. See istub siia aluse sisse ilusti tegelikult. Niimoodi. Siis edasi on meil vaja seda pulka. See pulk läheb siia suurema toru sisse. Pärast läheb siit poldiga kinni. Siis on meil vaja seda pulka. See pulk läheb siit poolt siia sisse. Läks. Siis on meil vaja nii-öelda polte. Poldid on suht mõistlikult tehtud, et on liblik kinnitusega. See istub hästi siia, et ei pea väga jebima selle kokku panemas, aga keerad lihtsalt kinni ja ongi hästi. Nii, siis edasi on meil see toru. Siin sees on see jahuti nii-öelda, ehk siis vaata, kas ma saan selle siit kätte. On siukene asi. Ehk siis suits jahtub ära nii-öelda, kui ta liigub nii-öelda seda. Siis siia. Siis see läheb meil see toru. Samamoodi
selle mutriga kinni. Ja siia läheb veel see väike toru. Ja samamoodi selle paneme ka selle liblikuga kinni. Nii, siis enne kui ma siis alusele panen, paneme siia alla ka purgi. Et see oli see purk, mis siis kogub seda nõgi. Ja siis paneme ta siia alusele ja ühendame need kaks omavahel ära. Nii, ongi korras. Need on omavahel ühendatud. Nüüd tuleb need kõik nii-öelda selle liblikuga uuesti kinni keerata. Et suhteliselt lihtne süsteem. Kasutusjuhendi peal muidugi võiks olla nagu etapiliselt ka kirjas, et kus mis asi läheb. Mitte nii, et mõtle ise. Jah, siin on step 1, step 2, aga tegelikult siit väga hästi aru ei saa öelda, et kuidas ja kuhu mingid asjad peavad minema. Et kui sa varem võib-olla ei ole seda kasutanud või kokku pannud üldse seda suitsugeneraatorit, siis alguses peab läbi mõtlema, et enne kui see kokku panna. Aga ega siin väga palju eksida ka ei saa, sest neid auke nii-öelda üleliia siin ei ole, kuhu midagi minema peab, vaid kõik on piisavalt nagu ja parajalt. Siis suurele läheb muidugi siia kaan peale, siis väiksemale läheb väiksem kaan ja sisuliselt ongi ta meil koos. Et on veel üks pakk, siin on vahetükid. Need vahetükid on selle jaoks, et kui sul on ahi või ahjulaadne asi, kuhu sa tahad need panna, siis sa saad tekitada nii-öelda siit ahjul otse välja võtta ja selle samamoodi kinni keerata selle liblikmutriga. Liblikmutri keerad siia sisse ja koos ta ongi ja siis saad ühendada otse nii-öelda selle toru enda ahju külge või mingi suvalise kasti külge ka. Sellepärast, et neid kaste, mida teha, on erinevaid. Siis edasi käib see niimoodi, et siia külge läheb voolik. Selleks on kaasas niisugune suur jämevoolik. Ja kui sul on nüüd nii-öelda ahi, mille külge sa tahad ühendada, siis selle tüki paned veel siia otsa ja selle ülejäänud otsa paned enda ahjuni siis. Teed ahjule niisuguse augu, kui sul auku ei ole, siis kasutad olemasolevat. Siis edasi on tal kaasas voolik. Voolikut me kasutame siis selle jaoks, et siia külge ühendada see sama õhupump. Et vooliku ühendamiseks on meil siis erinevad variandid selle ahju puhul või selle suitsugeneraatori puhul. Et esimene variant on siis see, et voolik üks läheb siia otsa ja teine läheb siia tahapoole, ehk siis siia. Siis on tal kaasas kaks sellist pikemat voolikut. Need ühendatakse ära siis niimoodi, et kõigepealt kasutatakse seda vahetükki. Pannakse üks siia ja teine siia. Siis siin teisel pool külje peal on sama lugu, et üks läheb siia ja teine siia. Nüüd tuleb see nii-öelda õhupump.
ja see ühendatakse ära omakorda nende voolikutega, mis ulatavad siit tagant välja. Ehk siis siin on 2 väljundit. Üks läheb siia otsa ja teine läheb siia otsa. Ja paned pumba pistikusse ja töötab. Siin on veel rupp, millest saab siis tugevust reguleerida. Et kas ta puhub rohkem suitsu, suurema hooga või hästi rahulikult. Siia sisse läheb puru. Siit alt süütad põlema ja reguleerid siis seda puhumistugevust siit. Ja siit tuleb nii-öelda suits välja. Ja nii ta ongi, et tasub katsetamist ja proovimist. Kokku käis ta imelihtsalt, midagi rasket ei olnud. Natuke lugeda juhendit, ühendada torud, voolikud õigesti ja ongi valmis.